Olen jälle jõudnud siis Valgamaal Saeveski järve äärde, et üritan ära teha oma esimest telkimist. Aga tänane video ei tule sellest esimesest telkimisest, vaid mul on õhtusöögis kaasas Eesti Kaitseväe toidupakk. Siis proovin seda ja degusteerin ja proovin teile oma muljed edasi anda. Ja inimesed, kes võib-olla teavad nendest toidupakkidest midagi, aga näinud ei ole, ei tea, mis seal sees on, siis saavad vaadata, mis seal sees on. Et minu arvamus see pühale tõele ei pretendeeri, sest nii palju kui on inimesi, nii palju kui on arvamusi ja nii palju on ka maitseid. Aga vaatame, mis seal sees on. Endal, tere! Nii nagu ma enne ütlesin, siis üritan selle aasta esimest telkimist ära teha. Telkimisest ma filmi ei tee, aga kätte on jõudnud õhtusöögi aeg ja tahaks siis jagada teiega Kaitseväe toidupakki, Eesti Kaitseväe toidupakki. Et järsku keegi pole näinud, on kuulnud, ei tea, mis seal sees on. Ja nii nagu ma ütlesin, minu maitsearvamus see pühale tõele ei pretendeeri. On siis Eesti Kaitseväe toidupakk, ratsioon number 2. Ja siin on kirjas siis lõuna ja õhtusöök. Selline. Kaalub see pakike 400 grammi. Vaatan, kas ma siit kuskilt need. Energiasisaldus on siis 1177,2 kilokalorit. Minikrippkide kotis, eks proovime ära. Vaatame. Põhiroog on siin sees siis Mehhiko pärane pajaroog riisiga. Chili con carne. Mäletan, kui esimesed kordusõppused nad mingist metallipurgist olid, siis paljudele meestele see ei meeldinud. See söök, aga mulle meeldis väga. Nii, mingi näkileib fitness, selline. Kanapasteet. Nii, siis on siin Kreeka pähkli tatlibatoon. Nii, siis on puhastavad salvrätikud. Väga hea. Ja siis on isotooniline joogipulver. Nii, ongi kõik. Et pärast sihukest kaloririkast õhtusööki ma lähen matkarajale pimedas, et ma siin valges olen nii palju käinud, et võib-olla valges enam ei ole nii huvitav, et pimedas võib-olla tundub siis juba huvitav, uus ja huvitav. Nii, lusikaid, kahvlid, midagi hajud, ühekordset söögiriistu siin kaasas ei ole. Paistab, see tahab vett saada, nii, et vett mul on ja priimus on ka kaasas, saab vee soojaks teha. Ilusad Läti tüdrukud jalutavad siin ringi. Tõmbavad pilgu eemale. Loodan, et keegi ei pahanda. Palju siia siis vett läheb? 4 detsiliitrit. Ja seisma peab 15 minutit siis. 4 detsiliitrit ja 15 minutit. Nii, 1, 2, 3, 4. Nii. Kohvi või teed siin kaasas ei olnud. Siis teemegi vett täpselt 4 detsiliitrit. Ei ole mõtet rohkem teha. Nii.
värgi tööle. Nii. Ja nüüd siis peame ootama, kuni keema läheb ja siis saame siia vee sisse lisada. No nii, paistab, et vesi läks keema. Joo, keeb ilusti. Keerame selle kinni. Avame paki. Selline pulber siin välja näeb, kui on näha. Nii, oleme nüüd siis selle keenud vee siia sisse. Ja segame ilusti ära. Nii, ja nüüd tuleks 15 minutiks siis seisma panna. Paneme ta siis 15 minutiks seisma. Nii. Ta seisab 15 minutit. Ja nüüd vahepeal aega natuke parajaks teha, siis proovime ära selle kanapasteedi, sööme näkileibasid ja need tulevad hiljem. Aga ennem teeme siis käed puhtaks salvrätikuga. Huvitav süke vedela seebi lõhn on. Nagu vedel seep oleks pakis. Samas see kalts on ikka päris märg, et käed peaks puhtaks saama. Aga vedela seebi lõhn on, jah. Vedela seebi. Nii. Nii. Käed on puhtad. Teeme siis pasteedi lahti. Ilus pruuni värvi pasteet. Selline ta on, see pasteet siin. Ja. Selline. Nii, näkileivad lahti. Näkileiad on sellised, tunduvad hästi haprad, kerged, haprad. Õhulised. Erilist maitset neil ei ole, aga arvatavasti pasteediga võivad täitsa head olla. Mulle maitsevad isegi niisama.
jah, kanapasteet on täitsa söödav. Võrrelda selle jamaga, mis seal eelmine kord proovisin, see taimetoitlaste pakk oli see vegetariaalne pakk, siis see oli küll jube. Võrreldes sellega on ikka päris hea. Aga eks näeb, kuidas see pearoog on. See taimetoidu pakis see pearoog oli ka ikka suht saast. Ma ei tea, kuidas nad seda söövad. No, loodan, et see on ikka parem. Päris hea. Poest me teda ei ostaks, aga siin paki sees on täitsa hea. No nii, seda kasutame siis prügikotina. Ja kõik pasa, mis ja prügi, mis me metsa kaasa võtame, tuleb ka metsast ära viia. Endaga kaasa võtta tagasi. Loodan, et tänapäeval metsas sõdurpoistele kõike ühte sama ei anta, kurat. Muidu muutub see asi küll vastikuks. Esimesed paar korda võib-olla on hea üks ja sama see pakk, aga üle 2 korra ühte sama juba pakki süüa, siis läheb juba arvatavasti läheb juba vastu meelseks, vastikuks. Et minu jaoks oli ta praegu täitsa okei, aga no nii. Natukese aja pärast siis saab seda pakki põhitoitu proovima hakata. No nii, 15 minutit on täis. Hakkame siis proovima pearooga. Mehikupärane pajaroog riisiga. Ja soe veel. Sellise jaheda võitu õhtu jaoks on päris hea. Aga mis minule ei meeldi selle paki juures on see, et ei ole teed või kohvi. Kui sõdurpoiss tahab teha sooja jooki. Eriti, kui ma õieti mäletan, oli seal märgitud, et ta on ju lõuna ja õhtusöök, et õhtul tahaks ikka mõnusa kohvi teha või tee teha kuskil laagris lõkke ääres. Aga huvitav ei ole jah, siia setkast jooki pantud on ainult see isotooniline jook, et loodame, et mõnes teises Eesti kaitseväe pakis on olemas see tee või kohvi. Sõrme pealt limpsides tundus hea. Portsjon on siis kuskil nii suur sealt paki seest. No, välja näeb ta selline. Mu väike beebi laseb mingit taolist värvi praegu välja tagumikustega. Aga noh, proovime. Täitsa hea, täitsa söödav.
No nii, pearoog ära hävitatud siis. Kui pintslisse pistetud, ära söödud. Tundus, et isegi mingid lihatükid olid sees. Aga noh, võib-olla oli, võib-olla ei olnud, ei oska öelda. Aga tundus, et oli. No nii. Ja vaatame nüüd selle joogi üle. See vist on mõeldud terve pläsku peale. Aga kuna mul pläskut siin praegu ei ole, siis kõike pulbrit mära ja vala panen natukene. Siuke ta on. Siuke magusa lõhnaga. Veidi lillakat tooni annab. Ei hakka lusikat siin pesema, tead. Nii. Tundub, et suhkurt on kõvasti, krõbiseb siin. Ja, ongi suhkurt. Suhkurt ikka paistab olevat siin kõvasti. Nii. Prahi paneme pärast ära. Batooni ära. Isegi täitsa murtav. Siuke päris mõnus. Tundub. Minul maitseb. Muidugi tatlid näitab siin, mis ta siin näitab, 87%, Kreeka pähkleid 10%, isegi vahvlit on siin 3%, päevalilleõli, kartuli tärklis, mandli ja sooja osaksi sisaldab. No jah. No, maitselt mulle isegi meeldib, täitsa mõnus on. Kuskil matka ajal oleks päris hea süüa sellist. Päris hea. Seda ma poolikuks ei jäta. Loome võtta peale ja. Kuigi siin oli suhkurt päris palju sees, siis tundub kuidagi apukas see jook. Ma arvan, et see on mingit maitset ka. Selline joogipulber. Virsik on siin kirjutatud. Kas virsik on nii apuks või? Võib-olla tõesti. Võib-olla need tatlid ja nende maitse segunes, siis tundus siuke apukas. Aga praegu ma nagu virsiku maitset küll ei tunne. Kuigi ei ole sellel joogil ka viga midagi. See ei jooda. Ikkagi ma oleks tahtnud ühte teepakikest või kohvipakikest näha. Seda enam, kui ta on mõeldud õhtusöögiks ka, et selline kaif sõduritelt ära võtta, et kohvi teha endale kuskil laagris lõkke ääres. Ja. Aga eks poisid peavad hakkama saama sellega, mida neile antakse kahjuks.
No nii, egas midagi. Mis siin kokkuvõtteks ikka öelda? Kõik on ju vahepeal ära öeldud, et jook oli täitsa jõudav, täitsa hea oli. Kuigi virsikust ma seal eriti aru ei saanud. Tatle Kreeka pähkli batoon oli päris hea oli. Näkileivad ei ole nii kõvad nagu soomlastel ja rootslastel. Nad on pehmed õhulised ja selle pasteediga olid ideaalsed. Kuigi neil endal näkileibad eriti maitset midagi ei ole, aga see pasteediga oli väga hea. Ja chili von Korn või mis see põhiroog oli, see mehikupärane pajaroog, no riisiroog, see oli ka täitsa hea oli. Meeldis ta mulle vanasti siis, kui ta nendes purgikestes oli, seal alles hakkas tulema seal kordusõppus, seal hakati andma neid. Ja meeldib nüüd siiamaati. Vanasti mul oligi õppustel hea oli, mehed seda ei söönud, kuna neil võttis kõhu lahti, siis said enamus meeste purgid endalegi. Sõid õppust ajal, sõid peale seda, päris hea. Aga ega midagi, mis ma siin ikka teid pikalt kinni hoian, et hakkan siis hetkel lõpetama ja kui kellelegi meeldis, on hea. Kui meeldinud on ka hea, aga ega midagi. Näeme. Kõike head.